Okei. Ma olen Toomas Tiiger ja kui ka mina ütlen talle Kristjan muide siin. Kui mulle meili saatis, siis ta palus midagi rääkida viskiklubist ja Lemmist. Ja no lõpuks miks mitte. Eks selline, kuidas öelda, see mänguruum on siis maalikunst, Lemming Nagel, ma võtan ühe Nageli, vabandust, keda ma kõige rohkem tean. Ja viskiklubi, maalikunst nendest kõige vanem, Nagel järgmine ja viskiklubi kõige noorem. Aga mõned asjad, mis võib-olla neid kõiki ühendavad. Meie viskiklubi, millest klubi liikmeid siin on üsna mitu kohal praegu, sai asutatud 89. aastal ja Lemmi oli üks kõige asutaja liige. Ja vähemalt selle hetke juures, kus see idee tekkis ja siis ka, kus see idee teostus 89. aasta sügisel. Aga see on üks sõpruskond, mis ei ole suur. Ta on eelkõige võib-olla selline, võib-olla selle klubile on rohkem rõhku kui viskile, aga ka viskil on üsna suur roll selles, et me siiamaani naljaks, kui see eeldad, et teinekord ei tundu koos käib. Aga mis puutub siia kunst? Me oleme enamasti see klubi saab kokku siis, kui toimub kellegi elus. Kas mõne meie klubi liikme näituse avamine, mõne kontsert, mõne etendus, mõne raamatilm, reisimus, kellegi toob midagi huvitavat. Ja ma lugesin meie annaale kokku 89. aastast on vähemalt olnud 35 näitust, kus klubi on juures olnud. Nendest pooled on klubi enda korraldatud. Ja võib-olla nendest isegi natukene paar lauset pikemalt. See juhtus 94. aastal, ma olin Riias siis, ja tekkis mõte hakata, tekkis mõttes teha Riias näitus, Eesti kunstnike näitus või viskiklubi kunstnike näitus. Ja nimetus oli Blendid, mis ühendab tegelikult väga mitut asja. See on ka kunst, on viski, kui ütleme segades asju või liites asju saab mingi uuema kvaliteedi. Ja minu enda arvamus on küll see, et see Riia näitus oli üks kõige uhkemaid, oli Riia väliskunstimuuseumis. Ja osalised olid seal siis Lemming Nagel, Kaarel ja Mari Kurismaa, Tiit Pääsuke, Maria Kokamägi ja Karro. Ja neid näitusi me tegime 12 kokku erinevates paikades, mille tõttu Johannes Saar nimetas seda seltskonda mõnitu mõttes peretüüsnikuteks, kes viivad siis kunstirahvani. Aga need kohad olid oli Helsingi, oli Sillamäe, Kärdla, Haapsalu, Võru, Valga, Stockholm, MS Victoria ja viimane oli ühe meie klubi liikme korteratelies kodus, ta ei saanud enam kunstinäitusele tulla, me viisime näitusele tema juurde. Jällegi neid annaale vaadates, ilmselt me ei ole kunagi rääkinud sellest, aga Lemming oli ainus nendest viskiklubi kunstnikest, kes osales kõikides 12. Nendest. Eks neid erinevaid inimesi käis läbi seal 340, aga ka Lätist ja ka Rootsist. Enamasti pidi olema ikka väga selge seos viskiklubiga. Lisaks muidugi need näitused, kus nagu Lemmi ise tavatses öelda, viskiklubi oli talle moraalne sponsor, ükskõik siis mingisuguse töö tegemisel või ka selles, et oli teatud mõttes tava, kui kellelgi oli juubel, siis tihti peale see kingitus oli üks Lemmi maal. Ja et neid on praegu mitukümmend klubi liikmed. Eks ka see mängis mingit rolli. Kaks seika veel enne, kui ma annaks sõna
Tiidutähtid kasutusele. Need pealkirjad jah, millest Andres Kolis siin väga kenasti rääkis, need on üsna erakordsed. Üks pealkiri tema vast ka ühest, mulle kui üks meeldejaamaid maale mul on Burnout, mille omandas üks meie klubi liige. Ja nii palju, kui mina sellest aru saan, tal oli kõigepealt see maal ja siis edasi ta tellis Emikurberite tasumehalt selle ümber maja. Ja see maja, väga uhke maja, valmis niisiis. Praegu see maal on kolinud, aga nüüd me ei ole seda nii näinud. Ja 2 asja veel, mis jällegi minu meelest iseloomustavad Lemmit vägagi täpselt. Kui me valmistasime ette seda Riia Blendid näitust, siis oli kõhklusi, et aga mis ühendab neid uut tegelikult väga head kunsti. Ja skeptiliselt nagu vist mitmed on, et ikkagi, et midagi peaks ju olema sellist. Ja Lemmi lahendas selle asja üsna nii Aleksandr Suurelikult. Ütles, et me teeme ju kõik väga head kunsti. Ja nii jäi. Ja teine seik, Viskiklubi korraldas kunagi Kunstiakadeemias, meil olid naisakti joonistamise lahtised meistrivõistlused. Ja Tiit Pasuke, kes oli tol ajal joonistamise kateedri juhataja, juhendas siis eelmisel õhtul neid entusiaste, et mida tuleb silmas pidada. Siis ei olnud küll naisakti väljas, oli üks luik või hani või ma ei tea, mis seal postamendil oli. Ja Lemmi käis, me võtsime seda konsultatsiooni, aga võistlema ta ei tulnud, kui ta kuulis, et on ka žürii, profide žürii, kes hindab neid töid.